Iga inimene on nii vana, nagu ta just on. Noor inimene ei saa ühe päevaga vanaks. Vana inimene ei saa enam muutuda nooreks. Igal vanusel on tööasjus oma tugevamad ja oma nõrgemad küljed. Noortel on tavaliselt palju jõudu, aga vähem kogemusi. Vanematel inimestel on tavaliselt palju kogemusi, kuid jõudu võib neil olla veidi vähem. Ei ole õige võtta tööle kas ainult vanu või ainult noori inimesi. Töötajaid tuleb valida ikka selle järgi, kes tööga kõige paremini hakkama saab. Vaatame, kuidas Sirje endale hea töö sai. 48-aastane Sirje on pikka aega töötanud klienditeenindajana. Ta on juba palju aastaid müünud ilutooteid. Klienditeenindaja töö meeldib Sirjele väga. Sirje oskab hästi inimestega suhelda. Sirje tunneb väga hästi ilutooteid, tal on selles vallas suured teadmised. Sirje otsustab töökohta vahetada. Üks ilutoodete kauplus asub üsna tema kodu lähedal. Sirje tahab teada, kas selles kaupluses on vabu töökohti. Ta vaatab tööpakkumisi ja tõepoolest just see pood otsibki endale uut klienditeenindajat. Töökuulutuses on aga kirjas, et klienditeenindajaks soovitakse inimest vanuses 18 kuni 45 aastat. Sirje ei mõista, milleks sellist vanusepiirangut vaja on. Tal on ju olemas kõik teadmised, oskused ja pikk töökogemus just sellel erialal. Sirje vastab vanusepiirangust hoolimata töökuulutusele. Sirje võetaksegi tööle, sest selgub, et tema on ikkagi kõige sobivam kandidaat. Kui inimesel on olemas töö tegemiseks vajalikud oskused ja teadmised ning kogemused, siis ei tohi teda vanuse tõttu kõrvale jätta.